Praegu on jagamine maas ja suur tänu. Aga kell on 10:30 ja see on meie kõigi ühine kvaliteetaeg ja ma arvan, et teeme algust, et kes soovivad liituda, need liituvad neile sobival ajal ja need, kes on juba kohal, et teie aega väärtustame ja hakkame peale. Ja nagu märkasite, et seda kokkusaamist ka salvestatakse. Et Timo, kas sa oleksid hea ja ütleksid, et kuidas seda salvestust pärast jagatakse, et siis oleks inimestel ka see kindlustunne, et mida siin jagada ja kuidas jagada, kuidas asju välja öelda või hoopis jutunurka kirjutada? Ja sul on mikrofon praegu kinni, Timo. Nii, jah. Et see salvestus on kättesaadav siis läbi Google Classroomi keskkonna, kus teil peaks kõigil olema ligipääs olemas. Kui te selle programmiga olete liitunud, et kui ei ole, siis võite näiteks siia samasse Teamsi chatti kirjutada, et saame aidata teid ka sinna pärale. Aga et see video läheb sinna pärast siis üles, saate järele vaadata. Ja samamoodi siis, kas slaidid ka peaks olema, on mul õigus, Kaire? Ja kolleeg Jeev ütles, et täna hommikul juba läksid need slaidid ka sinna Google Classroomi, nii et mingid ekraanipilte tegema ei pea, aga kui tahate, siis loomulikult võite ja ka käsitsi läbikirjutamine on vägagi soovitav, kui käsi ja aju on omavahel seotud. Ja suur tänu, Timo. Ja keegi on kirjutanud jutunurka, et midagi väga kajab, et kas teistel on nagu normaalselt kuulda minu kõne või on ka mingi kajaefekt? Hästi kuulda. Aitäh. Jaanika ütleb, et kajab ka, et ma ei teagi. Jah, hästi. Võib-olla siis, kui niimoodi pooleks, et siis igaühel oma eripärad. Ja, aga suur tänu, kes mulle kindlustunnet süstivad jutunurka. Ja, aga siiras rõõm teid siin tervitada. Mina olen Kaire Viil ja täna siis võtame endale aja ja mõtiskleme koos andragoogika üle, et kuidas siis täiskasvanud õppijat ja ka juba küpsemas eas õppijat toetada ja et mis vahe on ka siis andragoogikal, pedagoogikal ja siis eakate õpetamisel ka omaette väljend keragoogikal. Aga kes mina olen? Et võtsin endale julguse seda teemat teiega lahti mõtestada. Et mina olen tegelikult täiskasvanute koolitaja juba aastast 1998 ja minu esimene töökoht oli kutsekoolis. Ole hea, mikrofon on kinni, kes nüüd liitus. Ja et kui ma hakkasin kutsekoolis tööle, et siis mulle ilmselt sattus ka siis täiskasvanud õppijaid, kes olid võib-olla minust isegi vanemad tol ajal ja teadmata mitte midagi teadmata eriliselt midagi andragoogikast lasin nagu intuitsioonil ennast juhtida ja toimus, mis toimus ja ma arvan, et saime kenasti hakkama. Ja järgmised seal ma töötasin umbes 10 aastat ja ma olin selle eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ja järgmised 10 aastat ma töötasin Tehnikaülikoolis ja siis ka värskelt tärganud, täiskasvanud ja mida aeg edasi, seda rohkem tuli ka ülikooli hallipäiseid inimesi, kes tulid oma teist või kolmandat eriala omandama. Ja umbes aastast 2016 ma olen siis andragoogikaga süvitsi tegelenud ja omandanud ka täiskasvanute koolitaja kutse ja praegu olen ka teiste atesteeritud täiskasvanute koolitajaks pürgijate
kutsekomisjonis ja nende eksamite vastuvõtja. Et teema on hästi põnev ja järjest aktuaalsem, sest Eestis on ju ka elukestva õppe strateegia kas 2030 või 2035 välja töötatud. Ja ma olen teile siiralt tänulik selle eest, et e-ankeedile nii aktiivselt vastasite, et umbes 60 vastust tuli, ja see 60 vastust on küll selline super hea valim, mille põhjal saab juba järeldusi teha. Ja mul on meeles sellest e-ankeedist, et te ütlesite, et ei tahaks väga pikka lugulaulu kuulata sellest, kui noor, ilus ja tark on koolitaja. Ja ma täiesti aktsepteerin seda, et kes tahab, saab koolitaja kohta ka ise guugeldada. Ja olin eelmise nädala lõpus ka ühel konverentsil ja samal teemal koolitusel ja mul on sealt meeles, et see inimene, kes hoopleb oma teaduskraadidega ja muude pagunitega, järelikult ta püüab hoopis midagi muud oma komplekse varjata. Ja see oli selline tore mõte. Aga nüüd ma püüan taas jagada slaide ja Timo, ole siis hea. Anna mulle kohe teada, Timo, kas slaidid on? Tuli ette ja. Aitäh sulle. Ja, et nüüd ma näen ise ainult slaide ja nüüd ma teid ei näe, Aga nii palju ütlen, et praegu on siis nagu nii-öelda see mitte esitlemise mode on sees, et nagu külje peal jookseb see slaidide rivi ka. Kas see oli mulle see info või osalejatele? Ja pigem sulle, et ta ei ole nagu täisekraan hetkel. Mis ma teha saan siis, et... Täisekraanile, kui sa paned ta tagasi, siis vaata, ma juhatan su sinna õige nupuni. Jah, milline oleks õige nupp? Et vabandan praegu, et läheb pool minutit tehnilisele asjale. Kui sa uuesti jagad seda sama pilti, siis ma võin juhatada kohale. Ma kohe niimoodi mälu järgi ei oska öelda. Jaa. Ja siis kliki selle all PowerPointi sellele programmile. Ja. Just. Ja siis vaata nüüd näiteks siin paremal all servas, kus on see pluss-miinus selline, ja sellest nüüd liigu natukene vasakule, see esimene nupp just slaidiseanss, sellele klikkides just. Nüüd on olemas. Ja, suur tänu. Ja, et ma nüüd küll ise teid ei näe, aga saame hakkama. Ja mis meid siis täna ees ootab, et ma olen jaganud selle meie kohtumise 2 sessiooniks, et esimesed umbes 55 minutit räägime sellisel teemal nagu andragoogika peamised printsiibid, et mille poolest siis täiskasvanute juhendamine on teistmoodi kui koolis õppimine või ka ülikoolis, kutsekoolis õppimine, juhendamine. Et kuidas me saame oma õppijaid kujundada või inspireerida ennast juhtivaks õppijaks, et ta võtab ise enda arengu eest vastutuse ja et me ei pea nagu patroneeriv nendega olema või nagu lapsehoidja olema. Ja siis on ka üks tore visuaalne skeem nimetusega David Kolbi õpiring. Ja te oma e-ankeetides kirjutasite ka sellest, et nendele soliidses eas täiskasvanud õppijatel on päris palju komplekse, et ma nagunii ei saa hakkama, et ma olen liiga vana ja kõik muud, et vaatame, kuidas neid julgustada, nende eneseusku tõsta ja uurime täitsa mitut motivatsiooniteooriat, mis on selle poolest põnevad, et mõningad põhimõtted kehtivad kõikides nendes 3-4 motivatsiooniteoorias, ehk mis on see meie liikuma panev jõud. Ja peale pausi
vaatame sellist teemat nagu kõrvutame andragoogikat keragoogikaga, et geriaatria teatavasti on meditsiiniharu, mis keskendub eakatele patsientidele, aga siis sellest geriaatriast on viimase paarikümne aasta jooksul või tuginedes sellele on siis tekkinud ka uus mõiste nagu keragoogika ehk soliidsemas vanuses täiskasvanute õpetamine, et mida arvestada, et kuidas neid toetada, sest viimase 100 aasta jooksul on ju meie eluiga pikenenud 30 aasta võrra ja et kuidas siis seda kogu perioodi, kogu elukaart täisväärtuslikult sisustada. Ja siis te mainisite ka oma eelankeetides sellist mõtet, et kuidas neid siis aktiviseerida, kuidas neid kaasata, et nad lihtsalt ei oleks nagu passiivsed info vastuvõtjad, vaid tõepoolest tuleksid siira uudishimuga ja sooviga ennast arendada ja siis muutusi ellu viia. Ja siin sellel slaidil on siis mõningad koostööl kokkulepped, mille peale ma eelmise nädala lõpus mõtlesin, et te saate ise otsustada, kas te olete kaameraga või mitte. Et ma oleks hästi tänulik, et võimalusel, kui te sõna võtate, et siis avad oma kaamera, aga muul ajal sa otsusta ise, sellepärast, et ma ise olen hästi seda usku, et ka koolitustel ja videokoolitustel on oma selline keskkonna mõju ja tegelikult ilma videopildita osalemine vähendab veebikoolituse sellist keskkonna mõju kuni 90%. Aga soovitus siis jah, et kui sa sõna võtad, et siis kindlasti avad oma kaamera ja et meil oleks siin rahulik ja müravaba koos õppida, et siis mikrofon ka, et ava oma mikrofon kindlasti siis, kui sa soovid mõningaid mõtteid lisada. Ja et kui sul on võimalik, siis seal Teamsis on kuskil üks nupp, kus sa saad panna oma päris nime, et ma enne vaatasin, et te olete ka siis kas erinevate raamatukogude või oma institutsioonide nime all, aga mõned olid ka oma päris nime all. Et siis kas eesnimi, perekonnanimi või vähemalt eesnimi. Et nüüd me peame selles kokku leppima, et kas me ütleme teineteisele teie või sina, et minule võib rahulikult öelda sina või Kaire. Kuidas teile tundub, et kuidas teil mugavam on, kas me teietame või sinatame? Et ütle julgesti. Sina on väga tore. Sina. Suur tänu. Sina öelda. Ja suur aitäh sulle eest. Ja veel üks oluline mõte, et harjutame siis ka siin juba oma sellist avaliku esinemise oskust ja suhtlemisjulgust. Et kui sul mingi küsimus tekib, kui mõni mõte tekib, et ära oota kuni sessiooni lõpuni, et kuni kell saab umbes 11:25, et küsi kohe ja julgesti, et kas avad mikrofoni, tõstad käe või kirjutad jutunurgas, et ma olen hästi tänulik, kui Timo vaatab seda jutunurkast, ma ise praegu seda isegi ei näe. Ja et minu jaoks on kõik küsimused, head küsimused, kõik mõtted on head mõtted, et mina vaatan oma õppijaid alati läbi hinnangu vaba läätse ja huviga ja võin isegi öelda, et hoole ja armastusega. Nii et kõik teie mõtted on head ja väärtuslikud. Mina tagan teile, et ma olen 100% kohal, palun interneti jumalat, et ta mingit segadust mul siin ei korraldaks ega muud tehnilisi jamasid ei tekiks, et mina olen 100% sinu jaoks kohal need 2 tundi. Ja et kellel on mugavam, et kui sul on näiteks, tõepoolest sul ongi nagu mürataust või oled mitmekesi kabinetis, et siis või ruumis, et siis jutunurk on ka selleks ehk chat ehk kuhu oma mõtteid
kuhu ma mõtteid kirjutada. Mis mõtted sul veel on, et millise koostöö kokkuleppe me veel peaksime tegema, et meil oleks kodu siin koos tore töötada? Üks asi, mis mul veel meelde tuli, et kõik, mis ma siin kuulen, et see jääb siia või siis sinna, kuhu see esitlus salvestatakse. Nii et sellega ka tuleb arvestada, aga et see, mida mina siin kuulen, et need, mida te jagate, et need jäävad minu poolt konfidentsiaalseks. Mis mõtted veel on, et milles me veel võiksime teha koostöö kokkuleppe, et meil oleks tore koos olla? Ei ole hetkel. Ja, aga ma põgusalt nägin, kes sa, mis nimetus sul seal Teamsi aknal olid. Aga kirjuta palun jutunurka, et 3-4 lauset enda kohta, et kus sa hetkel oled, millise kavatsuse sa tänaseks lühikoolituseks püstitad ehk kavatsen tänasel koolitusel, ehk millise eesmärgi sa endale püstitasid tänaseks hommikupoolikuks. Ja kolmas küsimus, millele sa võiksid praegu mõelda, et mis võib täna sinu õppimist või kohalolu takistada ja kuidas sa selle takistuse kõrvaldad. Nii et pane chatti palun 3 lauset. Kus maailma nurgas sa praegu oled, millise eesmärgi või millise kavatsuse sa endale püstitad ja mis võib täna su õppimist takistada ja kuidas sa selle takistuse ületad või kõrvaldad. Ja ma olen hästi elevil, mis siia jutunurka tuleb. Ja kellel soovi tegelikult võib ka mikrofoni avada, et tõsta enne käsi ja siis me näeme, et ei lähe meil see asi lappama. Ja Tiiu, ole hea. Ma ei hakanud kirjutama, et ma olen suhtelises kohas nagu Lääneranna vallas Kirblas. Oi, kui tore. Ja tahaks üldse teada õieti, mis see andragoogika endast kujutab. Ja mis segab võib-olla see, et ma olen tegelikult tööl, et mõni külastaja võib tulla, aga see ei ole väga hull. Oi, see on tore, kui raamatukogu tuleb või kui tuleb külastaja. Ja suur tänu, Tiiu, et sa seda jagasid meiega. Aitäh. Ja Telein Tiiu kolleeg ka kirjutas. Ja nii tore lugeda, et paljudel ei sega mitte miski. Ja, oi, seda on suurepärane lugeda, et mõtlete ka sellele, et päriselt andragoogikat Tallinna Ülikooli minna õppima ja täna siis saada aimu, et mis asi see on. Ja Meritil, et esimene selline koolitus, siis ma tunnen kohe erilist vastutust selle ees. Ja, aga suur aitäh, et siia chatti nii agaralt kirjutate ja
ja et ma liiguks ka vaikselt juba edasi ja kui me räägime sellest õpioskusest kui üldoskusest, et mul on siin küll inglise keeles üks slaid, aga ma arvan, et see ei sega. Ja see, mida me tegelikult praegu teinud oleme teiega, et need ongi üks nagu õpioskuse ehk inimese baasoskuse või baasoskuste komponendid. Et see, mis meil praegu siin selles tutvumisringis ka toimus, et siin pusletükkidega pilt, see collaboration ehk see, et see on ka ju tegelikult koostöö, et virtuaalse koostööoskus, et me oleme teineteise vastu viisakad, oleme lugupidavad, aktsepteerime teineteise vastuseid, oleme heatahtlikud ja teeme sellist virtuaalset koostööd ja Tiiule suur tänu, et julgesid ka läbi mikrofoni seda nii-öelda otse-eetris öelda ja teistele ka suur tänu, et siia jutunurka kirjutasite ja see, et oma aktiivse panuse andsite, see juba näitab, et te võtsite vastutuse selle õppimise eest, enesearengu eest ja üks asi on, mida mina nagu juhendajana, millist sisu loon ja kuidas seda ruumi täidan, aga täiskasvanu õppes on samavõrd oluline roll ka õppijal või sellel õpigrupil, et nemad võtavad vastutuse, et põneva sisuga, asjakohaste küsimustega see ruum täita, et selline nagu õppimismeetod nagu küsimusmõtlemine, et tunduvalt olulisem on esitada õigeid küsimusi või asjakohaseid või põnevaid või süvamõtlemist soodustavaid küsimusi, kui saada kiiresti õigeid vastuseid. Ja siin all paremal siis jah, see communication ehk suhtlusoskus, et õppimine teatavasti põhineb paljuski suhtlemisel ja et kui suhtlemisoskus on hea ja ütleme nii, et võrreldes väga noorte inimestega on soliidsemas eas inimestel need silmast silma suhtlemisoskused ja suhtlemise julgus paremal järjel kui väga noortel inimestel. Siis üleval vasakul jah, et üks õpioskuse alaliik, see kriitiline mõtlemine ja seda ma ka märkan meie tänasel kohtumisel, et sa väga hoolikalt ju jälgid, et kui ülesanne oli kirjutada 3 lauset, et mida sa kirjutad, kuidas ennast väljendad, et suur tänu, et selle esimese harjutuse nii toredasti kaasa tegid ja siis creativity ehk loovus, et väga oluline komponent õppimisel ja seda jah, loovust ja loovat mõtlemist jah, juhib parem ajupoolkera ja sellest tuleb ka lähemalt juttu. Nii et siin ka üks pilt, mis mulle endale väga meeldib, et kui umbes 1970. aastateni arvati, et haridus ja eriala tasub omandada 25. eluaastaks, sest peale 25. eluaastat hakkab inimese organism nii füüsiliselt kui vaimselt vananema ja degradeeruma, siis alates 1970. aastatest on see arusaam muutunud, nii et juba pool sajandit siiski on mõtteviis, et vanemale karule saab ka uusi trikke õpetada ja sama edukalt kui kooli või lasteaia õpilastele. Ja te juba mainisite jah, et väga tahaks teada, et mis asi see andragoogika siis on ja et mille poolest ta on teistmoodi
võrreldes sellega, et kui sina ülikoolis õppisid või kui sa koolis õppisid või see, kuidas sinu lapsed õpivad. Ja, et andragoogika kui teadus hakkas arenema eelmisel sajandil ja siis üks teadlane või selle valdkonna uurija Malcolm Knowles, kelle 1967. aastal püstitatud teesid kehtivad paljuski ka praegu, et meil on tulnud küll digiajastu ja elu on paljuski muutunud, aga inimese nagu väärtused ja organism on jäänud paljuski samaks. Ja kui kõrvutada siis koolilastega, siis täiskasvanud õppijal ja iseäranis väga elukogenud õppijal on ajus väga palju eelteadmisi ja tal on tegelikult hõlpsam õppida kui koolilapsel, sellepärast et ta saab seostada seda kõike varasemate kogemustega. Et kui sa praegu mõtled mõne enda hiljutise õppimise peale või enda juhendamise peale, et siis võib-olla saad ka mõne toreda näite enda peas läbi mõelda. Ja et koolilaps vajab sellist õpetaja toetamist, õpetaja õpetamist, kuidas olla, siis täiskasvanu üldiselt, kui tal on kõik korras ja kui tal on need esmased vajadused rahuldatud, et siis kui ta tuleb õppima, et siis ta suudab seda õpidistsipliini hoida ja mõistab, et miks ma siin olen ja mis võiks olla selline hea tulem ehk enesejuhtimine. Ja muidugi see autonoomia, et loodetavasti on ta tulnud vabatahtlikult ja et ta võtab ise selle vastutuse oma selle tulemuslikkuse eest. Ja kolmas punkt, et ta mõtiskleb läbi, kuivõrd tal seda vaja on, kuidas ta seda päriselus kasutada saab ja et kui koolilastel on koolikohustus, siis ma väga loodan, et teie täiskasvanud ja eakad tulevad õppima selle sooviga, et ma tahan ja nad on läbi mõelnud, et miks ma tulen, miks mul seda vaja on ja kuidas ma seda kasutada saan ja mille poolest see koos oldud aeg on kvaliteetaeg. Aga neljas punkt on samamoodi seotud eelmiste kogemustega ja need eelmised kogemused võivad ju päriselus olla ka mitte kõige paremad. Et need uskumused oma eelmistest õpingutest või mõningatest koolitustest, näiteks teie eelankeetides ma nagu märkasin ka neid mõningaid uskumusi ja eelmiseid negatiivseid kogemusi sellistest veebikoolitustest, et ma olen hästi tänulik, et nendest kirjutasite, et see oli selles küsimuses, et mida te ei taha kogeda ja mida te ei taha tänasel koolitusel teha. Ja 5. punkt siis, et kui täiskasvanud inimene võtab aega või kulutab aega kui mõne asja õppimisel, siis ta tõesti tahab näha, et kui ma nüüd täna sellele pool tundi või 2 tundi või 8 tundi kulutan, et kuidas ma seda juba täna õhtul või homme või järgmisel nädalal oma päriselus kasutada saan. Ma väga loodan, et kooliõpilane mõtleb samamoodi või vähemalt õpetaja näitab talle seda, et mille poolest see on oluline, kuidas sa päriselus seda kinnistada ja katsetada saad. Ja siis juba Malcolm Knowles 60. aastatel mainis,
et õppijad on tegelikult erinevad ja meil on erinevad õpistiilid, et nagu teilgi praegu, et kes eelistas juttunurka kirjutada, kes eelistas asja välja öelda, kes eelistab üles kirjutada, kes eelistab pildistada, aga kes eelistab lihtsalt kuulata ja mitte mingeid märkmeid teha, mingeid fotosid teha. Pärast vaatame ka, tuletame meelde, millised õpistiilid meil ka täna siin Teamsis on. Ja, Kaire, ja. Vabandust, korra segan vahel, et siin on Tiiul on käsi püsti olnud üsna pikalt. Ja suur tänu, et ütlesid, Tiiu, ole hea, et ma... Ei, ma tegelikult ei taha rääkida, aga kuidas ma selle maha saan? Ma proovisin seda ära, et ma ei taha. Mille peale ma vajutan? Ma võtsin maha. Ja, aga siis üks küsimus on ka meil siin vestluses, kus Merlin küsib, et kas varasem elukogemus ei sega õppimist? See tähendab, et on jäädud kinni õpitusse. Ja, aitäh, Merilin. Ja see ongi nüüd see punkt, et ühelt poolt on tore, et tal on palju neid eelnevaid kogemusi, aga teisalt jälle, kui tal ongi need eelnevad kogemused väga halvad või on kinnistunud see valesti õpitud. Näiteks võõrkeeles, kui on ikkagi koolis ei ole olnud super hea inglise keele õpetaja, ta on õpetanud selle hääldust ja foneetikat valesti, siis täiskasvanu elus ümberõppimisele kulub isegi 15-20 korda rohkem energiat kui kohe õigesti õppimisele. Ja muidugi need, võib-olla ei ole väga ilus näide, aga ma olen kuulnud ka täiskasvanutelt õppijatelt, et ta ei ole julenud tulla raamatupidamist õppima, sellepärast, et koolis on talle matemaatikaõpetaja 7. klassis öelnud, et kas sa oled matemaatikast debiilik või et sul on humanitaari aju, ja siis tal on see meeles veel 45-50 aastaselt, et ma tean, et ma olen matemaatikast debiilik ja et mul ei ole mõtet minna raamatupidamist õppima. Nii et need taagad võivad olla, aga see ongi meie kui juhendaja või ka gruppi võimalus seda taaka murda ja näidata, et aeg on edasi läinud ja et siin on selline kasulik küsimus, et kui sa nüüd mõtled sellele tagasi, tollele matemaatikaõpetajale, et kui suur arvamusliider ta tegelikult sinu jaoks on nüüd täiskasvanu vaatepunktist, et sa pead seda nõmedat uskumust või nõmedat taaka edasi elus kandma. Ja, ma lähen slaidide juurde tagasi. Mis siin veel? Paar punkti veel ja, et loomulikult, et sinul kui juhendajal on suur kompetentsustunne näiteks digioskuste juhendamisel, aga kindlasti tasub uurida ka seda, et mida sa juba tead või mida sinu õppija juba teab ning kui õppija toob mõne toreda näite või teeb mõne operatsiooni seal arvutis ise ära, et siis tunnustada teda selle eest, et toida temast kompetentsustunnet ja et näita igakülgselt, et kogu see tema initsiatiiv on väga oodatud ja täiskasvanute puhul jah, me peame arvestama sellega, et võrreldes koolilastega, kellel koolikohustus on võib-olla ainuke kohustus lisaks huviringile, gümnasistide puhul ka võib-olla tööl käimine, siis täiskasvanud inimese puhul et see, kui ta õppima tuleb, et see konkureerib ju tema isikliku eluga, tema hobiga, tema tööeluga, võib-olla küpsemas eas täiskasvanud inimeste puhul ka tema enda vanemate eest hoolitsemine, oma laste eest hoolitsemine, oma lastelaste eest hoolitsemine, et neid valdkondi on päris palju, et mis tal lisaks sellele õppimisele on. Ja juba mainisin, et juba Knowles
rääkis 60 aastat tagasi et tuleb arvestada erinevate õpistiilidega, siis meeldetuletuseks ja küllap te olete erinevatel koolitustel seda ka kuulnud või lugenud, et inimestel on erinevad õpistiilid, erinevad meetodid, kuidas asjad paremini meelde jäävad ja et suurem osa meie õppijatest ja ligi 60-70% teist ka siis on selle visuaalse õpistiiliga. Et kui silm näeb, siis mõnda ilusat joonist või graafikut või diagrammi või mõnda muud illustratiivset materjali, et see jääb paremini meelde kui selline pikk tekstioru. Ja mingil perioodil Eesti hariduses oligi see nagu probleemiks, et hästi palju kirjutati sellest, et nüüdisaja noored või lapsed, nad on nagu sündinud juba ekraanid käes ja harjunud, et silmade ees kogu aeg värvilised ilusad pildid hüplevad ja et näidake neile ilusaid pilte, ilusaid jooniseid ja siis jääb asi paremini meelde. Aga tegelikult kolmandik õpperühmast siiski on auditiivse õpistiiliga ehk kui nad seda asja kuulevad või ise ka läbi räägivad, ja kust sa tead, mida sa mõtled, kui sa pole asja välja öelnud, on üks minu juhendamismotto, et siis jääb paremini meelde ja umbes kümnendik teie õppijatest või teie klientidest on ka siis sellise kehalis-kinesteetilise õpistiiliga ehk talle jääb paremini meelde, kui ta saab samal ajal liikuda, samal ajal käed külge, aga õnneks see arvutiõppe ta ongi ju ennekõike käed külge meetod. Ja ma oletan, et vähemalt ennast analüüsides te teate, et missugune õpistiil teil domineerib, et kuidas teil asjad paremini meelde jäävad. Ja vahva on see, et lisaks nendele 3 õpistiilile on Howard Gardner töötanud välja 1980 aastatel pikkade uurimuste põhjal ka sellise multiintelligentsuse teooria, et ükski inimene ei ole puhas tüüp, et 100% visuaal või 100% auditiiv, vaid me oleme erineva intelligentsusest või nende erinevate õpistiilidega. Ja siis Gardner toobki välja see 8 sellist intelligentsustüüpi või õpistiili. Et esimene see verbaalne lingvistiline ehk talle meeldivadki pigem sellised, kui me räägime läbi ja nagu proosatekstid, et ta loeb pigem teksti ja talle siis ka selline humanitaarained, keeleained jäävad paremini või ta omandab neid paremini. Siis teine stiil on see loogilis matemaatiline, et talle pigem ta kujutab graafiliselt, talle on olulised numbrid, ta hindab pigem sellist nagu info andmist. Siis kolmas on siin selline lillekene ehk naturalist ehk selline nagu looduslik intelligentsi stiil, et päriselust näiteks sellised näited, et ta paneb kas või mingi suvalise puu toika maasse ja see hakkab vilja kandma. Või et kui kellelgi on kass või koer, kui ta üldiselt ei lähe inimeste juurde, aga talle just nimelt see kass ronib sülle, et tunneb, et see on nagu tema inimene. Ja siis see kehalis-kinesteetiline läbi liikumise, kõik need laboritööd ja katsed, siis siin on siis see muusikalisrütmiline ehk talle meeldib õppida pigem muusika taustal. Et väga paljudes käsitlustes on öeldud, et õppida tuleb pigem vaikuses, et siis on see efektiivne, aga inimesed, kellel on see muusikalisrütmeline intelligentsi liik, et ta tihtipeale nagu toksib rütmi või koputab mõtlemisel
või ka kritseldab mõtlemise ajal ja selline hea, talle sobiv muusika, see nagu toetab seda mõttetegevust. Siis järgmine on interpersonaalne ehk selline sotsiaalsed inimesed, et need, kellel väga meeldib suhelda, kasulik on nad siis rühmatöös panna selleks rühmajuhiks, et ta tuleb sellega väga hästi toime ja ta naudib seda, kui tema saab olla nagu grupiliider. Siis see järgmine on ka selline hästi vastuoluline, kus see nüüd see lambikene on ja see intrapersonal, see punakas lilla. Et ma usun, et te olete ise ka käinud mitmetel infopäevadel või koolitustel, kus räägitakse, et meeskonnatööoskus, et see on üks olulisemaid oskusi 21. sajandil ja et kõik peavad oskama teha meeskonnatööd ja täiega kaifima ja nautima seda meeskonnatööd. Aga üks intelligentsi liik ongi selline, et ta pigem töötab üksinda, tal tuleb see palju paremini välja ja ta täiega vihkab rühmatööd. Ja tegelikult tuleks seda arvestada, et kui tal ikkagi ülesanded tulevad üksi paremini välja, üksinda nokitsedes, et ei pea teda vägisi sundima rühmatööd teha, sest maailmas on küllalt tegevusvaldkondi, kus saab ka üksinda toimetada ja pigem selline vägisi meeskonnas töötamine frustreerib ja pidurdab. Ja siin kullasel taustal, kullasel mummukesel jah, siis nüüd see visuaalne õpistiil, et inimesed, kes näiteks kui nad kirjutavad üles, siis nad pigem joonistavad või visualiseerivad ja sellise hästi tugeva ruumilise mõtlemisega, näiteks arhitektid ja loomulikult jah, ka kunstnikud. Mis küsimused teil vahepeal tekkinud on? Chati on toredad küsimused tekkinud, aitäh selle eest. Kuidas suhtuda inimestele, kes tulevad koolitusele ja koovad ja heegeldavad? Oi, väga hea näide, aitäh selle näite eest. Ma toon siia täiendava näite, see vist olid Taanimaal sünkroontõlgid. Ja siis sünkroontõlgid teatavasti konverentsidel, nad istuvad kuskil boksis ja nad kordamööda teevad seda tööd. Aga sel ajal, kui sina hetkel ei tõlgi, mis sa siis passid niisama? Ja siis nad kudusid, heegeldasid seal, aga neil keelati ära. Sellepärast, et see nagu jättis korraldajatele mulje, et sul on suva, sa ei viitsi kuulata, sa pigem kood ja heegeldad. Aga tegelikult see ongi tegelikult selline kehalis-kinesteetiline õpistiil, et mul käed käivad ja käsi ja aju on seotud. Kui pisikestel lastel ju teate, et miks lapsed peavad plastiliiniga voolima ja kõik need savid ja muud käelised tegevused, sellepärast, et see arendab aju. Ja et need, kes väga tahavad millegi kuulamise ajal või millegi arutamise ajal kududa, heegeldada, et järelikult neil on kehalis-kinesteetiline õpistiil ja see ei ole halvem õpistiil kui konspekti kirjutamine. Nii et ma pean ütlema enda kohta ka, et kui ma käisin palgatööl veel, siis väga roiutavatel koosolekutel mul käed ei ole ju näha. Ja mul oli ka minu imearmas kudumiskorv, siin villased sokid ja ma ise samamoodi roiutavatel koosolekutel kudusin, et nüüd neid roiutavaid koosolekuid minu elus ei ole. Nii et mina alati tunnustan julgeid inimesi, kes võtsid oma käsitöö kaasa ja kuulamise ajal koovad, heegeldavad. Ja haigutamine ka, see aju vajab hapnikku. Ja Birgitilt ka suur tänu, et tekib motoorne rahutus ja käed tahavad tööd, et aitäh selle näite eest.
Mis mõtted, mis küsimused, mõtted veel on seoses selle andragoogika põhiprintsiipidega, et mille poolest siis see, mida me võiksime arvestada täiskasvanud inimese juhendamisel ja need erinevad õpistiilid? Et ole hea, tee oma mikrofon lahti või kirjuta küsimus jutunurka. Sest küsimus mõtlemine, see on nii tore ja see teeb veelgi sisukamaks meie kokkusaamise. Aga kui praegu ei ole, siis minu poolest kõik hästi. Merilinilt on, et kuidas siis ühendada, kui meil on 8 erinevat õpistiili ja kuidas neid ühendada. Ja, et nii ongi, et siis ongi võimalik neid erinevaid meetodeid planeerida iseäranis, kui sul on kontaktkohtumine. Et näiteks kehaliskinesteetikutele aeg-ajalt tuleme püsti, vahetame kohti, mine näiteks mõne kaaslase juurde, arutage seda ja siis see omakorda arendab seda verbaalset lingvistilist stiili ja kui midagi arutatakse, siis tegelikult toimub ka loogilis-matemaatilise vasaku ajupoolkera töö, sellepärast, et kui inimene midagi välja ütleb, ta ju peab ennem loogiliselt ja väga ratsionaalselt selle läbi mõtlema. Nii et üks tegevus võib kombineerida erinevaid õpistiile. Ja see, kes on siis muusikalisrütmiline, et küll ta ise siis toksib vahepeal või kritseldab vahepeal ja nii edasi. Ja Merilin kirjutas, et aga kui ta ei mõtle läbi, et Merilin, mida sa sellega mõtlesid, et aga kui ta ei mõtle läbi? Ma nüüd avan mikrofoni. Et mul on küsimus, et kui seal oli, et ta peab väga ratsionaalselt mõtlema ennem, kui ta midagi ütleb, aga on inimesi, kes ei mõtle läbi. Nad lihtsalt nagu ütlevad, et midagi öelda. Ahah, aitäh sulle. Jaa, väga hea teema, et kuidas ohjata jutupaunikuid, kes lihtsalt naudivad oma esinemist ja saaks nagu aega täis rääkida. Ja, et see on võib lausa eraldi koolituse teema. Aga kui ta ei mõtle läbi, ta lihtsalt ütleb. Aga siis on võimalik ka teha need koostöökokkulepped. Et ütle, et kas kõigile sobib, et me ütleme välja asjakohaseid mõtteid. Aga see ka ei pruugi aidata, et kui ta ikkagi tahab jutustada, esineda, särada, et siis on nagu juhendajal alati võimalik, et kui ta oma repliigi on ära öelnud, et kiiruga nagu hakkida vahel, et aitäh sulle selle mõtte eest ja lähme nüüd edasi. Et nõndamoodi saab ka pidurit peale panna. Ja see võib teemaks olla esimestel kohtumistel, kui selle grupi kokkukõla ei ole veel koos, aga ma usun, et teiseks, kolmandaks kohtumiseks tekib juba ka see grupikultuur, kuidas me midagi teeme, et mis on okei, mis ei ole okei, et see võib võtta veidikene aega. Ma tean, et mõned minu kaaskoolitajad panevad ka sellise nagu piduri peale, et kõik repliigid on oodatud, aga repliigi pikkus on 3-4 lauset. Et ma ise ei ole pidanud nii rangelt reglementeerima, aga vahel olen kuulnud seda ja vahel võib seda meetodit kasutada. Ja Anu küsib, et kas võib olla, et on kombineeritud stiilid ja et üldiselt nad ongi kombineeritud stiilid, et sellised väga puhtaid tüüpe on vähe ja et meil kõigil on ka meie kui elukestvad õppijad, et meil on kasulik seda kõike teada, et kuidas me tõhusamalt ja väiksema energiakuluga seda informatsiooni
või uut oskust omandame. Ja Laili on ka kirjutanud, ma kohe loen läbi. Ja, et see multitasking ehk rööprähklemine, see on äärmiselt ajuenergiat kulutav ja raiskab isegi kuni 70% meie tööajast ära, kui selline inglise keeles overswitchimine ehk ümberlülitumine on. Ja väga hea teie kommentaar ka jah, et neid mitmekesiseid õpivõtteid kasutada mõõdukalt, et mitte liiga palju selliseid ümberlülitumisi. Ja vanem kõvaketas töötab ka natukene aeglasemalt, et sellega see kõvaketas sellega ka arvestada, et selliseid mitmekesiseid õpivõtteid jah, et oleks, ütleme nii, et mõõdukalt. Aga et mitmekesisus iseenesest tuleb kasuks. Ja väga tore õppimise definitsioon on ka siin jah, et kõik me 8 miljardit inimest oleme erinevad ja et kui me mingit infot omandame, me seostame selle infoga, mis meil juba aju nende sünapsiste vahel on ja igaüks loob enda uue teadmise või enda uue arusaama uue info põhjal, et väga asjakohane kommentaar ja suur tänu. Mis mõtted veel on tekkinud, kui teineteise mõtteid jutunurgas loete või neid kommentaare kuulasite? Aga kui praegu vaikus eetris, siis lähme edasi. Ja siin üks tore õppimise püramiid, et milliseid õppemeetodeid kasutada ja kuidas see jääb meelde. Mõningates allikates on see püramiid ka tagurpidi kolmnurke, et see kõige ebatõhusam on kõige all. Aga ja, et kui on ainult selline klassikaline loeng, et siis loeng ei ole iseenesest saatanast. Et loeng võib olla väga tõhus meetod, aga et kui neid teadmisi kohe ei kasuta, et siis loengust võib jääda ainult 5% meelde. Kui teksti lugeda, näiteks et lugeda raamatust või veebist andragoogika kohta, et siis jääb järgmiseks nädalaks on järgmisel nädalal meeles umbes 10% ja 90% infost läheb meelest ära. Kui on selline video vaatamine, audiovisuaalne, et siis jääb kaks korda rohkem meelde, 20%, aga 80%, kui seda infot ei kasuta, ei kinnista, siis on järgmiseks nädalaks meelest läinud. Jah, demonstratsioon ehk kui te ise näitate, kuidas mõnda IT-võtet, infotehnoloogia võtet kasutada ja teie õppija lihtsalt vaatab pealt, et siis jääb kolmandik meelde, aga 70% läheb järgmiseks nädalaks meelest ära. Või demonstratsioon veel, et näiteks mõne katse või simulatsiooni vaatlemine. Ja järgmine võte on siis gruppi arutelu, see, mida ma ka püüan tekitada ja suur aitäh, et siia chatti seda arutelu loote, et kui inimene on ise selle asja läbi rääkinud, asja läbi välja öelnud, et siis jääb tal meelde umbes 50%. Nii et selle tõttu ka koolitustel sellised rühmaarutelud üsna levinud võtte, aga teie tagasiside ankeetidest ma näen,
ma märkasin, et te ütlesite, et väga ei tahaks sinna nendesse jututubadesse minna ja väikeruumidesse minna, et kui me tuleme kokku, et siis me tahaks juhendajalt saada lisaväärtust või uut teadmist, mitte arutleda inimesega, kellel on samal tasemel teadmised, et jah, et kui teha sellist gruppi arutelu, siis peab läbi mõtlema, et millist nagu lisandväärtust see annab või miks me seda teeme, aga iseenesest tõhus meetod. Ja siis ma olen selles kindel, et kui õpetate või juhendate IT-oskusi, et siis toimubki selline praktiline harjutamine, ise läbi tegemine ja siis jääb 75% ka järgmiseks nädalaks meelde, isegi kui ei ole päriselus harjutanud. Ja mina olen praegu kõige õnnelikum inimene, et teiste õpetamine on kõige tõhusam õppimine ja teie ju samamoodi õpetades IT-oskusi või digipädevusi saate ise selle teema ja selle valdkonna hästi selgeks. Ja vahel võib-olla ei lähe see õppimine nii hästi, sest õppimine on ju ka veidikene ebamugav ja paljude inimeste elus väga suur muutus ja siin siis üks õppimise kõver, et esialgu jah, see sõna šokk, et esialgu jah, kui ma pean tulema mingit IT-oskust omandama, et siis on see šokeeriv, kuna elus nii suur muutus ja siis on see denial ehk eitamine et tegelikult mul ei ole vaja. Mind on siia vägisi toodud ja ma ei hakka, mul nagunii seda elus vaja ei ole. Ja siis see järgmine, et see frustratsioon, et kui esialgu ei õnnestu, et harjutan ja ei õnnestu ja mul on juba näpud nii töntsid ja need nuppud on nii väikest ja ma ei näe hästi ja kõik need muud ettekäänded. Ja siis jah, see langus ja ta võib-olla isegi sulle järgmisel nädalal ei tule kohale, sest mul ei tule välja, ma olen kindlasti kõige lollim ja mida nad minust arvavad, et kui ma nii saamatu olen, et see depression ehk nagu hädaorus olemine. Aga et siis, kui ta tagasi tuleb, ta hakkab uuesti katsetama ja vähehaaval hakkab välja tulema ja siis eneseusk tõuseb. Ja enne pausile minekut ka hetkel viimane slaid, et kui eelmine oli õppimise kõver, siis siin on nüüd see unustamise kõver ja vaata, et kui sul õppija täna midagi õpib, et see on 0 päev, et täna tal on meeles 100%, aga kui ta järgmisel päeval seda ei harjuta, et siis tal on see meelest läinud paljuski ja kui ta 3.–4. päeval ka ei harjuta, et siis on tal rohkem kui pool meelest ära läinud. Aga et kui ta ülejärgmisel päeval seda kõike kordab, et siis jääb tal jääb see paremini meelde ja on enesekindlam ja parema tundega tuleb ka järgmisele kohtumisele, aga nii ta jah on, et kui me ei korda, et siis umbes nädala pärast on väga paljud asjad meelest läinud, nii meil kui meie õppijatel ja kooliõpilastel. Aga ka näiteks päriselus näide kirurgidele, kui kirurg ei ole paar nädalat opereerinud, siis käed on juba kanged ja on juba hästi suur tagasilangus või kui muusikakooli laps ei ole viiulit 2 nädalat harjutanud, see on just nagu 4 nädalat tagasilangust. Et inglise keeles selle kohta, et use it or lose it, et kasuta või kaota need oskused. Aga nüüd me oleme juba tund aega koos mõelnud ja päriselust suudab täiskasvanud inimene 90 minutit süvamõelda järjest, aga veeb ja see ekraan kulutab ajuenergiat rohkem. Et kuidas teile tundub, kas me teeme praegu 5 minutit liikumispausi?
Võid teha küll. Ja, aga aitäh. Just, et ega see oli retooriline küsimus, et varianti ma eriti ei jätta, et te jaksaksite 12:30 sama värsked olla, nagu te praegu olete nii püsti ja teeme siis liikumispausi, veejoomispausi ja oleme siis tagasi kell 11:35. Tere tulemast tagasi. Mis mõtetega sa pausilt tuled? Et võid avada mikrofoni või kirjutada jutunurka, et mis mõtetega sa pausilt tuled? Mis mõtted pausi ajal veel tekkisid lisaks nendele nii toredatele mõtetele, mis juba jutunurgas on, et selline tore paradoks, et kas harjutamine teeb meistriks või teeb väga heaks harjutajaks? Ja, mis mõtetega sa veel pausilt tuled? Liivia, suur tänu, suur aitäh sulle selle märkamise eest, et hea oli liigutada ja et see tekitab seda aju energiat. Ja Lee kirjutab et täiskasvanutega on huvitav, et tõepoolest on küll huvitav, et täiskasvanu ta annab tihti seda ausat tagasisidet ja see omakorda arendab ju meid, sest tagasiside vastuvõtmise oskus, see on ka oluline oskus. Ja Anneli, suur tänu, et kindlasti et kõik 8 miljardit inimest on erinevad, meie õppijad on erinevad ja nagu te tõite ka selle näite, et kes eelistab õppimisel kududa, heegeldada, kes eelistab vaikselt muusikat kuulata, kes armastab kritseldada, et kõik need õpistiilid on väärtuslikud ja aktsepteerime seda ja oleme hinnanguvabad, et ma ise märkan koolitustel, et on inimesi, kellel kogu aeg on see kaasas ja kogu aeg ta pildistab ja siis suurendab ja vaatab, aga jälle, kui tal ongi kui tal nägemine ei ole hea, slaididel hästi ei näe, ta pildistab, suurendab siin, zoomib siin ja kogu aeg ta muudkui sähvib sellega, aga temal on seda vaja, see toetab tema õppimist, et siis ka et ei hakka ma ka siis nagu moraali lugema, et mis sa ikka pildistad, nagu nii slaidid e-postidel tulevad, et küllap ta siis ise teab, miks ta neid pildistab ja kuidas see teda toetab. Ja Tiina, suur tänu sulle selle küsimuse eest, et 10 000 tundi, et kas see on päriselt või see on müüt, et üks Rootsi teadlane Eriksson vist on selle kohta raamatu ka kirjutanud, et 10 000 tundi, et kas tõesti peab 10 000 tundi harjutama. See 10 000 tundi tähendab seda, et see on tegelikult nagu magistriõppetase, et see 10 000 tundi kujuneb nii, et kui 8 tundi päevas 5 aastat järjest harjutada, et nii nagu magistriõppe üliõpilane ja näiteks, et saada heaks keemikuks, et selleks tuleks põhimõtteliselt 10 000 tundi harjutada ehk 5 tundi õppida, et sa näiteks laboris oleksid vilunud väga hea keemik. Seal Ericssoni raamatus vist on ka näide selle 10 000 tunni kohta ansamblilt The Beatles. Et The Beatles 60. aastatel justkui sai üleöö kuulsaks, aga ta oli selleks ajaks garaažis 10 000 tundi harjutanud. Nii et eks ta selline metafoorne kujund on jah, et saada jah, väga heaks tippspetsialistiks või professionaaliks, et võimalik, et see suurusjärk on 10 000 tundi, et mul tuleb meelde, et mul ei tule selle Eesti näitleja nimi meelde, kes ütles, et saada päriselt heaks näitlejaks
ja aru saada, et noh, kas sa ikkagi oled näitleja, kas see on nagu sinu tassteed, et selleks tuleb umbes 10 aastat teatris töötada. Võib-olla, et see 10 aastat teatris on näiteks 10 000 tundi näitlemise juurdeõppimist, näitlemise harjutamist. Tuleb veel meelde ka looverialadelt. Mul ei tule fotograafi nimi meelde, aga üks fotograaf ütles ka, et see minu signatuur hakkaks maksma seal fotol, ja et ma saaksin küsida sellist hinda, nagu ma tahan selle foto eest, aga selleks ma pidin ennem 10 aastat fotograafiat harjutama ja iga päev harjutama ja tõenäoliselt oligi nii, et 8 tundi päevas pildistama, neid fotosid töötlema, juurde õppima, et 10 aastat ja võib-olla siis 4-5 tundi päevas, et oskuse me saame kindlasti vähem kui 10 000 tunniga, aga tippspetsialistiks ma usun, et see 10 000 tundi on nagu asjakohane näide, et täiesti tipptegijaks ja enesekindlaks. Ja et Aililt mõte, et isegi kui mõnda võõrkeelt ei ole ammu kasutanud, siis ta tuleb tagasi. Ja nagu jalgrattasõit või muud asjad, et ta jääb, jalgrattasõit jääb lihasmälusse, aga jah, et mis asi see täiskasvanu õpe on? Et see on väga paljuski meenutamine, sest täiskasvanu inimene on oma elus nii palju õppinud. Kas või sina, kes sa oled praegu siin koolitusel. Et võib-olla sulle tundub, et 90% sellest infost, mida me siin arutame täna, ma ju tean. Aga nagu sellest unustamise kõrvera graafikust näete, et see õppimine ongi paljuski meenutamine. Ja suur tänu nende mõtete eest jutunurgas, et ma olen hästi tänulik, et kirjutasid mõtted välja, mis mõtted teil pausi ajal tulid. Aga siis veel üks tore slaide, mis toetab siis seda 60-70% inimesi, kes on visuaalid. Ehk mismoodi siis see õppimine täiskasvanu eas ja miks mitte ka gümnaasiumis ja koolis käib, et kõigepealt jah, me kogeme midagi, et kui me midagi õpime, saame mingisuguse kogemuse, kas siis sellelt juhendajalt või selle praktikumi juhendajalt või ise õppimisel. Ja me siis me tunnetame, et kas see sobiks mulle, kas mul on seda vaja, kuidas see minu väärtustega sobib. Ja siis ka niimoodi kaugemalt just nagu vaatleme, et veel ei julge käsi külge panna, veel ei julge päriselus katsetada ja vaikselt vaadeldakse, kuidas teised teevad või siis rühmas analüüsitakse. Ja kui veidikene on proovitud, katsetatud seda teemat või mingit uut operatsiooni või tegevust uuritud, et siis tehakse järeldused, et kas ma nagu ostan selle teema ära, kas ma hakkan seda kasutama, kas ma tegelen sellega edasi ja siis, kui seda enesekindlust on kogutud, tehtud järeldused, et kas mul on mõtet selle peale aega kulutada, et siis hakkan tegutsema ja juurde õppima. Nii et tegelikult kui inimene hakkab midagi uut omandama, et siis ta ennem läbib kõik need etapid ja et see võib võtta paar nädalat aega. Et kui see ikkagi inimese jaoks midagi täiesti uut on, et siis tuleb olla kannatlik ja et ilus loosungilik sõna võib-olla on seal erinevates õpioskuste käsitlustesse, et täiskasvanud õppija on ennast juhtiv õppija, aga me päriselus ju näeme küll, et kas nad kõik ikkagi on siin vabatahtlikult
kas nad saavad aru, et miks nad siin on. Võib-olla mõni on ka selles faasis, et ta hoopis saboteerib ja töötab vastu. Ja need muud erinevad õppijate tüübid. Aga et kuidas siis inimene ennast juhtivaks õppijaks kujuneb ja et missugune meie roll sellel ajal on, et see esimene tase on sõltuvusfaas ja see on tavaliselt koolituse või selle õpitoa alguses, et inimene ta kõigepealt vaatab, et kas ta usub teid, kas te olete piisavalt pädev selles valdkonnas ja iseenesest ka koolitajana ja ta mõtiskleb, et kas ta üldse tahab sealt sõltuvusfaasist ära tulla või ta ei tulegi enam õppima. Ja et kui see sõltuvusfaas on läbi, ta saab aru, et te olete selle valdkonna kõneisik tema jaoks või ka mingil määral arvamusliider, et siis tal tekib huvi ja siis ka olla selliseks kindlaks toetajaks talle, et näidata, et teil on siiras huvi tema arengut toetada. Ja siis kolmas faas on see, et kui ta on juba valmis teiega koostööd tegema või rühmaga koostööd tegema, et julgeb oma asju välja, et julgeb olla haavatav, öelda, et ma ei oska, mul ei tule välja, et ma vajan rohkem abi. Ja siis neljas tase on juba selline ennast juhtiv ehk ta võtab oma arengu eest ise vastutuse, tahab rohkem proovida ja usub iseendasse. Ja siin ka mõningad mõtted, et mida tasub jälgida, et kas me peame olema rohkem käehoidjad, kaasteelised või võime ta vabalt visata vette ja küll ta seal ujuma hakkab, et siin ka mõningad kriteeriumid, et millele inimene peaks avatud olema ja kas kuivõrd need omadused tal arenenud on või need oskused tal arenenud on. Ja veel üks käsitlus ehk kuidas siis aidata kõigepealt iseendal see juhendamine teha tähenduslikuks, et meie juhendajatena saame aru, et miks me seda teeme ja naudiksime rohkem ja õppijad samamoodi, et ta tuleb sellise õpiõhinaga, uudishimuga, hasardiga. Siis, et siin on professor Finki tähendusliku õppimise taksonoomia ehk selline significant learning ehk ma saan aru, ma tean, miks ma õpin ja et kuidas see minu väärtustega seotud on. Siis esimene lilleõis on see, et selline enesekindlus ja tähenduslikkuse või seotuse tunne tekiks, see tähendab, et kõigepealt peab saama mingisugused baasteadmised. Et kui elementaarseid teadmisi ei ole, elementaarseid oskusi ei ole, et siis ta seotust ei teki. Et mul on huvi ja mul on motivatsioon. Lisaks baasteadmistele on hästi oluline ka see, et ma saaksin tõepoolest päriselus rakendada. Ma saan aru, et milleks mul seda vaja on ja et selle peale aja kulutamine on mõttekas. Siis kolmas on see integratsioon ehk lõiming, et aidata inimesel jõuda järeldusteni,
et me ei õpi infotehnoloogiat ainult selleks, et infotehnoloogiat õppida, et kuidas see minu teiste eluvaldkondadega seotud on. Et kus ma seda veel kasutan, näiteks mõne rakenduse, mõne IT-rakenduse kasutamine või mõne programmi kasutamine või mõne keskkonna kasutamine, kui ma selle selgeks õpin, et millega ta veel seotud on. Siis neljas ka hästi oluline, et kas need suhted selle juhendajaga või teiste grupi liikmetega, et kuidas need on, et kas ma tulen õppima hea meelega, kas ma kodus meenutan seda õpituba või seda koolitust hea sõnaga, et millised olid suhted juhendajaga ja grupikaaslaste vahel, et see on ka oluline ja annab sellele õppekvaliteedile palju juurde. Ja et see hoolivus ja huvi, et see on siis et kas juhendaja teeb seda sellepärast, et tal on ülesanne, et ta peab tegema või et ta tõesti tunneb huvi, kuidas mul selle teemaga läheb ja vaatab mind nagu läbi hoolivuse prisma. Ja siis see 5, et tihti tuleb ju kõigepealt õppida ja et siis alles saab neid muid kõrgemaid tasemeid hakata omandama. Et mul nüüd küsimus, et kui sa vaatad seda tähenduslik õppimise seda lilleõite, et too palun oma elust näide, kus mõni juhendaja seda kõike arvestas, et ta õpetas sulle kõigepealt selgeks baasteadmised, siis näitas, kuidas sa päriselus kasutada saad, kuidas see seotud teiste valdkondadega on, oli selle teema tõeline arvamusliider, hoolis sinust, pani selle rühma kokku kõlama. Et too üks näide sellise väga hea õppimiskogemuse kohta, kas siis ülikoolist, gümnaasiumist, mõnelt hobikursuselt, pane siia chati üks näide, kus sa jagad oma väga head õppimiskogemust, et mis selle nii heaks tegi. Kas ma saaks selle lilleõie tagasi? Jaa. Kas ta tuli tagasi? Jah. Ja, et said väga head baasteadmised, siis juhendaja näitas, kuidas sa neid päriselus rakendada saad, toetasid rakendamisel, näitas, kuidas ta on teiste valdkondadega seotud. Juhendaja mõtles selle peale, et kuidas luua usalduslikke suhteid, see turvaline õpikeskkond, et grupp ei kardaks, julgeks olla haavatav. Ja et vead on pigem õppimise koht, mitte vead ei ole karistuseks. Ja siis see hoolivus ja toetas ka sind õppimisel. Ahaa, oi, tulid juba. Vau, Tallinna Ülikooli foorumteater. Ja kuna see on foorumteater, et nii käed külge meetod ja omavahel suhtlemine, improvisatsioon ja hullu panemine võib-olla isegi, et ja teater on fantastiline. Ja et kutsehariduskeskuse sise, sul endal oli nii hea arvutiõpetaja, ja gümnaasiumis on Agel ja mõni gümnaasium, et gümnaasiumõpetaja oli selline, kes sul siiamaani oma eeskujuga ja hoole ja armastusega meeles.
ja Liivel ka on oma arvutiõpetaja. Ahah, ja Marion, kui vaatab selle lilleõige järgi, et nii head sellist ideaalset, selle lilleõige järgi ideaalset ei olegi, et kuidas õpetaja, kuidas juhendaja sai selle õpetamise tähenduslikuks teha, et talle endale oli see tähenduslik. Ja siis sellega inspireeris ka oma õppijaid. Siin on kohe kindel nimi ja et Tallinna Ülikooli õppejõud ja Leelolt ka konkreetsed näited. Ja Kerlil ka keeleõppe ja Tiina Tambo toim. Kas Tiina Tambo siin ka on, et ta näeks seda tunnustust? Ja näete maalimine, õlimaalijate õpikursus ja tööharjutus ja Heililt ka aus vastus. Ja siin oli palju, et suur tänu. Ja Astridilt väga põnev dialoogikoolitus. Suur tänu. Suur tänu, et seda jagasite. Aga mul on järgmine küsimus ka, et meil järgmine teemaplokk peaks olema siis, et kuidas siis meie saame olla õpimotivatsiooni kujundajad. Aga kõigepealt selline küsimus, et pange chatti kõik mõtted, mis teil tulevad, kuidas tappa motivatsiooni. Kuidas me juhendajana saame õppija motivatsiooni tappa? Teeme sellist tagurpidi ajurünnaku. Kes soovib, võib ka oma mikrofoni lahti teha. Kuidas tappa motivatsiooni? Merilin, aitäh. Merilin kõige julgem inimest maapehes. Ma toon slaidide maha lugemine. Ja, et kui teha nii, et grupp mitte midagi või õppija mitte midagi aru ei saaks. Hästi lihtne keeruliseks teha. Või kui ei saa kõigest aru ja ei julge küsida. Ülbe ja liiga rasked ülesanded. Liiga palju, liiga rasked. Negatiivse hinnangu andmine ja kui on igav ja kiire tempo. Ja Reedalt et öelda talle, et sa ei saa mitte midagi aru. Ja Leelt et igivana konspekt kui on näha, et 30 aastat vanad slaidid, et disaini järgi juba näha, et slaidid on sellised, nagu tehti 30 aastat tagasi, et väga retro. Ja Küllilt ka väga hea mõte, et mitte mingil juhul tunnustada, sest alati saab paremini. Ja Laili, suur tänu sulle selle mõtte eest et mulle iseenesest ka, kui ma kontaktõppe, mind väga kannab see mõte, et leia oma õpitoa või leia oma koolituse point ja pane ise sinna kogu oma power ja siis polegi mingit PowerPointi vaja. Või kui su jutus pole pointi, kasuta siis PowerPointi, seda olen ka kuulnud. Ootame paar mõtet veel ära. Et kuidas tappa motivatsiooni? Et taas Heililt ka see hästi keeruliseks teha. Et õppija ei julge midagi küsida, aga ta ei julge küsida ja ta ei julge öelda, et sorry, ma ei saa aru, palun lihtsamalt. Ja siin on sellised 2 äärmust, et kas liiga kiire või liiga aeglane tempo. Aga suur tänu ja paistab, et on näha, et panete teineteisele ka neid laike. Ja Laili, suurepärane mõte ja see,
et jätta seda tühja ruumi ehk mõtlemise pausi ja mõelda saab vaikuses ja vaikus ei ole kunagi piinlik, vaid see on viljakas tühjus, millele seda uut teadmist juurde panna. Ka suur tänu nende vahvate idee eest. Meetodi nimi siis tagurpidi ajurünnak. Ja ma olen valmistanud ette mõningad slaidid täiskasvanud õppija motivatsioonist. Mõned võib-olla on ka sellised gümnaasiumi baasteadmised. Aga ma arvan, et tore meelde tuletada ja kas või iseenda peale mõelda, et mis sinust praegu toimub, kus faasis sa mingi teemaga oled. Ja kõige levinum ja kõige tuntum kaua aega domineeriv motivatsiooni käsitlus oli see Abraham Maslow baasvajaduste püramiid. Et kui need alumistes kastides baasvajadused ei ole täidetud, et siis on ka keeruline kõrgema taseme vajadusi hakata ellu viima või üldse soovima. Jah, et kui need füsioloogilised vajadused on täitmata, näiteks ma tahan juua, tohutu janu on ja kui see füsioloogiline vajadus on täitmata, et siis ma ei saagi mingitele kõrgema taseme vajadustele või kõrgema taseme mõtteprotsessidele mõelda, või kui on kõht tühi või on külm või on pime või umbne ja nii edasi. Siis teine väga oluline kast, jah, et kuivõrd turvaline see õpikeskkond on. Ja kui sa mõtled ka oma igapäevastele töökoosolekutele, et kui turvaline on asju välja öelda, ilma et sellele järgneks naeruvääristamist, hinnangute andmist ja muud väga nõmedat. Et meie juhendajana saame väga palju selleks teha, et iga inimene või iga külastaja tunneks ennast turvaliselt, julgeks asju küsida, julgeks asju ja mõtteid välja öelda. Ja kolmas kast, jah, või kolmas aste, et kas ma siin õpperühmas tunnen mina ja nemad või on meie tunne? Või kas või siin praegu Teamsis, et kas me oleme meie, kes me õpime andragoogikat või on mina ja nemad? Et mina olen kõige targem ja nemad on seal, kes juurde õpivad, et mina ei tea mitte midagi ja nemad teavad juba palju ja kirjutavad chati oma mõtteid ja puha või ma tunnen ennast sellesse gruppi kuuluvana. Ja kuivõrd ma saan oma tegevuse eest tunnustust, seda paid ja eneseteostus ehk eneserealiseerimise vajadus. Et kõik nad peaksid toidetud olema või toetatud olema, et siis inimene soovib tegutseda. Et see on siis see Maslow vajaduste hierarhia ja 1950-ndatel see raamat ilmus, aga kehtib ka tegelikult ka praegu. Siis üks hästi tore käsitlus, mida ma küllaltki tihti oma õppijatega jagan, et kuidas tekitada oma ellu seda heaolutunnet ja õnnetunnet. Et siin vasakul on siis üks viis ehk hedonism. Ehk sellised kiired naudingud. Et näiteks
ostad midagi uut, aga näiteks ostad uue telefoni, aga 2 nädala pärast ma enam ei naudi seda, sest on juba igapäevane ja nii tavaline ja see õnnetunne kaob kohe ära. Ka palgatõusu fenomen, eks on ju see, et paari kuu pärast ma enam ei mäleta, et mu palk tõusis ja et see on nagu iseenesestmõistetav ja ma ei tunne sellest enam rõõmu. Või kui ma saan raha näiteks palgapäeval ja miskipärast väga paljud inimesed ei suuda selle üle rõõmustada. Et tegelikult jah, raha ei ole teab mis hea motivaator ja siis jah, need kõik muud kiired naudingud. Aga paremal jah on kreekakeelsest sõnast eudaimonia ehk mis aitab hoida seda pikemat õnnetunnet ja motivatsioon ju ka teatavasti põhineb paljuski heaolul ja eneseteostusel ja õnnetundel. Et näiteks kui ma saan kedagi aidata, et see inimene, keda ma aitan, tema silmades ära toob mulle seda õnne ja et see, et mina sain aidata, see omakorda tugevdab seda õnnetunnet. Nii et kui teie siin praegu olete tulevased või praegused digioskuste juhendajad, et see on ju ka kellegi aitamine ja annab pikemaks ajaks õnnetundet. Võib-olla veel paari kuu pärast mäletad seda inimese tänu või seda hetke, et kui ta saab selle ahaa-elamuse, et mul tuli välja. Teine punkt, väga palju uuritud tippjuhte, et oma tööl tippjuhid pigem saavad kriitikat ja neid halbu emotsioone ja kogu aeg mingid tulekahjusid lahendavad, aga siis kui nad lähevad koerte või kasside varjupaika, viivad sinna kiisudele konserve või pehmeid asemeid või käivad koertega jalutamas, et niimoodi nad tasakaalustavad seda või muud vabatahtlikud tegevused, näiteks eakate kodus seltsiliseks olemine, et paar tundi päevas rääkida eaka inimesega juttu, kuulata tema mõtteid ja see annab suurema õnnetunde kui oma kolleegide konflikte lahendada. Ja kolmas punkt, et see eneseületus, eneseteostus, millegi uue selgeks saamine, millegi õppimine, ma sain hakkama, et see ka annab pikaks ajaks sellise naudingu tunne ja siis ka see moraaliga seotud ja sellise spirituaalse intelligentsusega seotud, et kui sa tunned, et teed õiget ja eetilist asja ja et kui sa midagi teed ja sa tunned kohe, et kuivõrd see on ikkagi niivõrd sinu väärtustega seotud ja viid ellu oma väärtuseid, et üks selline motivatsiooni käsitlus. Ja kui ma töötasin ülikoolis, et näiteks aastal 2017-2018, et siis päris palju tsiteeriti, Ryan ja Tetsi on nende teadlaste nimed, et self-determination theory ehk enesemääratlemise teooria ja et kuidas hoida üliõpilaste õpimotivatsiooni ja oma töötajate motivatsiooni. Ja siis selle teooria järgi, et see motivatsioon on nagu see Aivar Aalto taburet, kui see 3 jalaga taburet. Ja taburetil on 3 jalga. Et üks on see autonoomia tunne ehk iseseisvus. Et kui sa jätad töötajale piisavalt palju otsustamisõigust, et mida teha ja mil viisil teha, mis tähtajaks teha, et kui sa jätad talle seda valikuvabadust või kui me rääkisime nendest erinevatest õpistiilidest, et sa jätad talle valikuvabaduse, kas ta kritseldab või kuhu ta istub või kas ta on hoopis püsti või ta koob või heegeldab, et ta saab mingil määral ise otsustada, kuidas ta õpib, mil viisil. Siis aitäh, et chati kirjutasite selle motivatsiooni juurde, et
see inimese kindlustunne ja see tema kompetentsustunne, et sa ei riiva tema kompetentsustunnet, et ei tee asja liiga keeruliseks ja et ta ei saa mitte midagi aru ja siis ta tunneb, et see ei ole minu jaoks ja motivatsioon kohe langeb või teine nagu see äärmus, et asi on nii lihtne, nii primitiivne, et ma ei viitsigi teha, et ma tunnen, et ma olen üle kvalifitseeritud ja ma ei viitsi ja see ei vasta minu kompetentsile. Ja kolmas jalg, et on see kolmas tabureti jalg, et see kaasatuse tunne, et kui ikkagi tiimis või selles õpirühmas või kollektiivis või ka perekonnas ei ole head suhted ja on see tunne, et on mina ja nemad, mitte meie, et siis ka on see motivatsioon kõigutatud. Nii et kui üks nendest kolmest jalgadest jääb liiga lühikeseks, siis taburet kukub pikali. Mis veel on motivatsioonis oluline? Et üsna levinud käsitlus aastakümneid, seal 90-ndatel, 2000-ndate alguses oli ju see, nagu te mäletate, et meil on sisemine motivatsioon ja väline motivatsioon. Sisemine motivatsioon on, et ma tahan, väline motivatsioon on, et ma pean. Aga see oli hästi lihtsustatud käsitlus, kas tahan või pean. Et siin on tegelikult neid allhoovuseid veel, aga mis siis tekitab selle, et ma tahan ehk mis on need sisemised motivaatorid. Ja siin vasakul siis näetegi, et kuivõrd ma suudan seda tegevust nautida, kuivõrd ma suudan enda jaoks selle lahti mõtestada, aga mille pärast ma seda teen ja kuidas see aitab mul minu unistusteni või minu eesmärkideni jõuda. Et peab see nautimine ja põnevus on omavahel seotud ja siis, et minu kompetentsustunne ei ole riivatud, et ma näen, et ma suudan oma võimeid maksimaalselt rakendada ja et asja tehes ma olen nagu oma selliste mentaalse ja füüsilise laineharja tipul. Ja välised motivaatorid ehk mis siis ka, nagu te chati kirjutasite, mis siis veel seda motivatsiooni tappavad. Et kui ma teen ainult selleks, et saada tunnustust, aga muu ei ole oluline, ma tahan kiita saada. Või siis jah, et ma teen seda sellepärast, et ma ei saaks sõimata. Et jah, inglise keeles kas siis pleasure maker või pain avoider. Ehk siis see valu vältimine, karistuse vältimine. Või kui grupis, nagu te tõite ka näite, kui keegi tahab olla selline ninatark ja praalida ja hoobelda oma teadmistega, et selline omavaheline konkureerimine ja muuhulgas ka töökollektiivis omavaheline konkureerimine, mitte et me teeme koos, vaid et ma kuidagi tahan silma paista ja teisi kõrvale lükata. Ja et ma teen sellepärast, et see on mainekas, et näiteks lähen õppima ülikooli või kutsekooli uut eriala sellepärast, et nii on praegu moes ja et see on praegu trendikas, aga kas ma tegelikult ka seda tahan. Ja motivatsiooni kohta viimane slaid. Et siin tuleb nüüd üks hästi keeruline nimi. Vaatasin, et väga paljud on teist raamatukogudest ja kui teil raamatukogus on see raamat Kulgemine, Poola autor, teilt hästi lihtne nimi, Mihaly Csikszentmihalyi. Et ei ole üldse nii keeruline, kui ta pealt paistab, Csikszentmihalyi. Ja siis selles raamatus Kulgemine on ka üks skeem, et millistes situatsioonides me tegevust tegelikult naudime, aga millistes olukordades on motivatsioon tapetud. Ja
Ja siin on siis jaske selline nagu diagramm või sektordiagramm. Et millistes, ja siin kollases kastis siis, ta on inglise keeles on see sõna flow. Aga eesti keelt on ta tõlgitud kulgemine ehk see, et selline tunne, kus ma tunnen, et ma olen oma oskuste ja võimete tipul ja ma suudan seda nautida ja tunnen, et ma suudan ennast ületada ja ma näen sellist arengut ja täiega keskendun ja las kogu maailm peatub ja las kõik teised ootavad, aga praegu ma tahan seda digioskust või seda arvutioskust selgeks õppida ja olen seal juures täiega õnnelik. Et seda on võimalik teha siis, kui see tegevus on minu jaoks piisavalt kõrgete nõudmistega ja et minu oskused vastavad ka sellele tegevusele. Et ühesõnaga, kui sa nüüd mõtled oma õppija peale, et siis kasulik on talle või mõttekas on talle anda selliseid ülesandeid, mis vastavad tema oskuste tasemele ja et tegevus ei ole ka liiga roiutav või liiga primitiivne. Sest vastasel juhul jah, et nagu te tõite üheks motivatsiooni tapjaks selle, et kui tegevuse nõudmist on liiga lihtsad, et näiteks tegevuse nõudmist on madalad, et siis ongi inimene selles igavuse seisundis. Ja tal on jumala suva ja tal on apaatia ja selline nagu lõõgastus. Aga et õppimine ei peaks olema nii väga lõõgastus või selline pidev heaolu tunne. Et ükski areng ei toimu siis, kui on liiga mugav. Et suured saavutused viiakse ikkagi ellu siis, kui peab pingutama ja on ka veidikene ebamugav. Ja vastupidi jälle, et kui ülesanne on liiga keeruline ja inimene on oma oskused ära unustanud, et siis ta on ka stressis ja ärritunud ja ka tal emotsioonid on seotud kõige sellega, et kuidas ma välja paistan, mida ta minust arvab ja tegelikult sellist naudinguga õppimist ei toimu. Mis mõtted teil tekkinud on seoses nende erinevate motivatsioonikäsitlustega? Et nagu nägite, mõningad märksõnad neis korduvad ja Lea on kirjutanud, et kadedus, heas mõttes kadedus võib ka olla sisemine motivaator. Ja väga aitäh Lea selle mõtte eest, et õppimise käsitlustes väga tihti mainitakse seda, et ümbritse ennast selles valdkonnas veidikene targemate, veidikene kompetentsemate, veidikene edukamate inimestega. Et siis oled ka nagu selles võrgustikus ja tahad saada sama profiks kui nemad. Et näiteks 3-4 aastat tagasi ma ise, kui ma liitusin, ma ei tea, mingis finantsvabaduse grupiga ja naisinvestorite klubiga, mulle tundusid nad kõik nii targad ja issand jumal ja neil olid kui suured portfellid, investeerimisportfellid ja lugesin nende blogisid õhinaga, et ümbritsesin ennast selles valdkonnas targemate inimestega ja niimoodi õppisin näiteks finantstarkust. Nii et heas mõttes kadedus või kellegi imetlemine, miks mitte? Et ma tahan ka saada sama profiks kui tema või ta on mulle eeskujuks. Mis mõtted veel on? Või mis tähelepanekud päriselust või vastuväited? Et ole hea, ava mikrofon ja me kuulame huviga või kirjuta jutunurka.
Et kui märksõna on motivatsioon, siis mis mõtted tekkisid? Oi, suur tänu nende chati mõtete eest. Ja, et see on nii tore õpikäsitlus Tiiult, et kas võib-olla õpime jah, lihtsalt selleks, et oleks põnevam, mitte niivõrd, et prioriteet ei ole uue oskuse omandamine, vaid lihtsalt oma aju nii füüsilise kui mentaalse keha vormis hoidmine. Ja Aili ka, ja et see puurida ilusti ladumine, tõesti see autonoomia, et ma ise tean, kuidas ma laon. Ma tunnen ennast kompetentsena ja et ma saan aru, miks ma teen, et see seotus ja Mari, aitäh sulle selle mõtte eest, et muudatus, selline tõhus muudatus ei ole kunagi liiga mugav. Kui sa mõtled kas või tibupoja peale, et kui ta on seal muna sees, tal on nii mõnus seal muna sees, sellel tibuhakatisel, aga kui ta hakkab sealt munast kooruma, kõigepealt see pragunemine ja siis see väline jahe õhk ja täiesti uus keskkond, äärmiselt ebamugav, aga kohe on temast imeilus tibu ja kana või muu lind saanud, nii et ei peagi olema liiga mugav. Ja Laili, suur tänu ja et eluterve uudishimu ka väga oluline. Siin sa praegu saad siis vaadata ka, kust tsoonist sa praegu ise oled või tänasel tööpäeval, kus sa oled. Ja, aga üks valdkond, mis meil veel käsitlemata on siis soliidses vanuses, ehk siis ütleme nii, et 70+ vanuses inimeste juhendamine ja nende õppimise toetamine. Et meie kohtumise alguses ma juba mainisin, et viimase 100 aasta jooksul on meie eluiga pikenenud 30 aasta võrra ja meditsiinid ja inimesed ju ka ütlevad, et hästi olulised on tervena elatud aastad. Ja aju vormis hoidmiseks on õppimine väga oluline. Ja et ka soliidses eas inimesed ennast väärtustatuna tunneksid ja et nad tunneksid ennast mugavalt nooremate inimeste kõrval, et selleks peab ka õppima. Ja ma usun, et järjest rohkem hakatakse ka eakate potentsiaali ära rohkem kasutama, mis ei tähenda loodetavasti tingimata seda, et pensioniiga tõsta, vaid neile jõukohaselt tegevust luua ja et kuna see hõbemajandus on selle sajandi selline rohkem uuritud teema ehk hõbemajandus ehk soliidses vanuses inimestele disainitud ja mõeldud tooted või valdkonnad, et siis selline eakate õpetamise pedagoogika on ka umbes paarkümmend aastat siis süvitsi käsitletud ja veel on selle sihtrühma kohta selline väljend ülemaailmselt nagu kolmas vanus ehk third age.
ja siis on selline huvitav küsimus, et aga mida see kolmas vanus tähendab ja siis maailma mastaabis ongi, et kolmas vanus, the third age on siis üle 70-aastased inimesed ja kõigepealt hakati kolmanda vanuse ülikoole rajama Kanadas ja siis the Universities of Third Age, nad said nii populaarseks, et neid nüüd tehakse üle maailma ja Eestis samamoodi, et Rahvaülikooli nime all ja Eakate ülikooli ja võib-olla mingid muud nimetused ka. Aga et mis see ilusa sõna taga siis eaka inimese potentsiaal on? Et tal on ju tegelikult veelgi rohkem kogemusi ja ta suudab veelgi rohkem neid seoseid luua ja seda õppimist sisukamaks teha. Ja et selline rikkalik kogemus võimaldab näha suuremat pilti, sellist nii-öelda helikoptervaadet või droonivaadet ja võrreldes teismelisega või ka üliõpilasega, nad on emotsionaalselt rohkem tasakaalukamad, sest võrreldes ka keskealise inimesega, et neil ei ole nii palju kohustusi, et neil on lapsed üles kasvatatud, tööelu on võib-olla aktiivne tööelu on lõpetatud ja et jääb rohkem aega iseendale, enesearengule, oma hobidele ja ka seda on täheldatud, et neil on adekvaatsem enesehinnang, adekvaatsem minapilt kui väga noortel inimestel. Aga siin te seal jutunurgas tõite ka sisse selle olulise mõtte, et vahel on see enesehinnang sinna teisele poole kreenis ehk liiga madal enesehinnang, et meie saame seda tõsta. Ja et nad oskavad ja julgevad silmast silma suhelda ja tahavad silmast silma suhelda. Ja et kuigi räägitakse või kirjutatakse, et noorena me oleme rohkem vaimsete ja füüsiliste võimete tipul, aga millegipärast on nii, et väga paljud nii muusika, kunsti, arhitektuuri, inseneeria tippteosed on loodud peale 55. eluaastat, nii et ikkagi selles kolmandas eas ja et seda potentsiaali tuleb väärtustada ja ära kasutada. Ja lõpetuseks, et ma ühe slaidi jätsin vahele, et saate Google Classroomist vaadata, see on selline aju kohta. Aga et mida siis juhendajana eakate õppijate puhul teha teisiti? Et kindlasti arvestada sellega, et nad vajavad võib-olla mugavamat tooli, et suuremat kirja, rääkida aeglasemalt, rääkida kõvemini ja tunda milliseid õpivõtteid ta eelistab ja et sissejuhatus teha pikem, et mis teda ees ootab, kuidas me täna teeme ja nagu te ise ka mainisite, motivatsiooni tapjana, et see tempo peab olema optimaalne ja et tunnustamine ja korrata ja võt see viimane punkt, et väldi sellist nagu kana ematsemist, et oi, et sa oled nüüd nii eakas inimene ja et liigne ülehoolitsemine. Kujuta ette ka, kui näiteks on erivajadusega inimene, et ta ka ei taha, et talle seda tema erivajadust nina alla hõõrutakse, et suhtume nagu võrdsesse. Ja. Aga nüüd ongi meie aeg jõudnud nii kaugele, et meil on viimane minut. Kirjuta palun, ole hea, kirjuta palun jutunurka, et millise märksõna sa tänasest kohtumisest kaasa võtad? Milline märksõna kirjeldab sulle tänast koosoldud aega?
tänane koolitus oli ja lõpeta lause ja pane see üks sõna hästi ausalt jutulurka. Triinu, aitäh, Triinu. Produktiivne lõbus. Aitäh. Aitäh teile. Kui te vahepeal kirjutasite, et ei tahaks sellist üksluiset ja slaididest maha lugemist, et siis ma nagu tundsin, et aga mul ju on ka slaidid, et mis tagasiside ma siit saan, aga aitäh teile. Mari autoimmuuniline. Aitäh, see on imeline, et tekitas uudishimu, et uudishimu kõigepealt saategi rahuldada sellega, et vaadata, mis need paar slaidi täna. Üks slaidi tegelikult, 2 slaidi ei vaatamata, üks selline refleksiooni ehk enda mõtlemise slaid ka. Aitäh teile! Ma soovin teile palju toredaid õppijaid, mõnusaid õpikogemusi ja kui sul tekib küsimusi, tahad mõtteid põrgatada, et igal ajal kirjuta mulle ja see aitab ka minul juhendajana areneda. Ilusat päeva sulle, ilusat kevadet sulle, rahumeelt sulle, juhendamis- ja õppiõhinat sulle. Aitäh ja väga!